ja jälle räägitakse siis õhust, eks ole, ja õhu puhul pidime me siis kokku leppima seda, et ehkki õhk on gaaside segu, loeme me selle õhu molaarmassiks 29, kas siis grammi mooli kohta või kilogrammi kilomooli kohta. Igal juhul tuleb sedagi jagada 1000-ga, et saada põhiühik. Selle ruumala toal on 250 kuupmeetrit. Temperatuur Celsiuse kraadides on 37 Celsiuse kraadi ja sama temperatuur Kelvini kraadides on siis 273 võrra kõrgem. Vaat siia vahel ei tohi võrdusmärki panna, sest et üks suurus on antud ühtedes ühikutes ja teine suurus on antud teistes ühikutes. Nad on omavahel seotud, eks, aga erinevaid füüsikalisi suurusi. Üks on siis Celsiuse skaala järgi mõõdetud temperatuur, mis on seotud siis selle vee sulamise ja keemisega, ja teine on hoopis seotud siis osakeste liikumisega. Sinna vahele võrdusmärki panna tegelikult ei tohiks, nii et sellepärast ma kasutan siin seda noolekest siin. Ja õhuõhk on siis see 101 kilopaskalit ehk siis normaalrõhk. Paskalit ehk siis 1,01 korda 10 astmes 5. Ja kõik andmed viitavad sellele, et meil läheb ka seda R-i vaja, mis oli siis see 8,31. Ja valemiks on siis, vabandust, mool korda Kelvin, mitte kilogramm. Ja valemiks on siis täpselt seesama valem, mida me eelmise ülesande lahendamisel kasutasime. Ideaalse gaasi oleku võrrand. Ja nüüd tuleb siit siis mass leida. Noh, ma teen liigutuse võib-olla, mis matemaatikaõpetajale väga ei meeldi. Ma pikendan murrujoont selliselt siis, et need R ja T ulatuksid ka selle murrujoone peale, kus nad siis tegelikult on, eks ole. Ja see tähendab siis seda, et ma pean esimese asjana saama lahti murrujoonest. Ja murrujoonest saab lahti siis selliselt, et korrutatakse läbi sellega, mis on murrujoone all, ehk siis selle molaarmassiga. Ja nüüd otsin siis seda gaasimassi. Järelikult pean siis jagama R-i ja T-ga. Nii et murrujoone peale P korda V korda molaarmass ja murrujoone alla siis R ja T. Ja jälle siis saab siis arvu tasemele panna. P oli 101 000
B oli 250, 29 korda 10 astmes miinus 3 jagatud 8,31-ga ja jagatud 310-ga. Ja selleks õhumassiks toas tuleb siis 284 kilogrammi. Ehk siis me ühe korra eespool ka arvutasime seda õhumassi ja saime ka siis enam-vähem samasuguse tulemuse. Ehk siis see, mis meile tundub justkui igapäevaselt ilma kaaluta või tegelikult oleks õigem öelda massita, omab tegelikult päris suurt massi.